tahtmist ja soovi kodus endale valmistada üks käsitrumm, siis mina pakun sellise variandi välja. Täiesti tavaline ämber, see võib olla ilma sangata näiteks kodus, aga ta võiks olla kerge ehk plastmassist ämber. Ämbri suuruseid on erinevaid, ma arvan, see on vist 10 või 12 liitrit või midagi niisugust. Ta võib olla väiksem, suurem vist ei ole mõttekas, sellepärast et me paneme nahaks siia teibi peale ja siis läheb võib-olla liiga palju teipi ja mine tea, see teip ikkagi võib lotendama pärast jääda. Ühesõnaga, me hakkame meisterdama trummi, kus me siis teibime selle trummi ääre tasa ja paneme siit ka väiksed kinnitused. Aga ma hakkan selle teise ämbriga seda tegema. Korralikku teipi. Ostsin poest ka selliseid teipe, et oleks ilus ja värviline, aga mulle tundub, et need on liiga õhukesed, et sellest head trumminahka ikkagi ei tule. Ja valisin siis selle Tesa kleeplindi teibi ja hakkan siis sellest tegema seda trummile. Esimese korra toetan siit üle, liimin, lõikan ja panen ta jälle siia ääre taha. Siis panen risti teistpidi samasuguse. Ja kui kellel on see käepide, siis peab vaatama, et see teip jääks ikkagi kuidagi sellest käepidemest mööda. Nii, nüüd teen veel omakorda risti, lõikan kääriga siit katki, lükkan ta siia ääre taha ja veel korra üle, et siis ja niimoodi ringi ratast kogu aeg lasen. Siit ka veel ääred ehk ta siit kuidagi ikkagi järgi andma ei hakkaks. Ongi meil juba uus trumm võetud kasutuse ja ma mängin siis nii esimese punase rongi, nii punase vaguni kui halli vaguni uuesti ja mängin ka sinise vaguni uuesti. Uue halli teibiga käsitrummi peal. Samm, jooksen, lidun, kukun. Samm, jooksen, lidun, kukun. Samm, jooksen, lidun, kukun. Samm, jooksen, lidun, kukun. Ja mängin ka sinise veduri järgi oleva rohelise vaguni ja kui te mäletate veel, siis seal oli kordus ehk me kordame seda sama rohelist vagunit uuesti. Ja ratata jooksen ja seda kordame. Ratata jooksen, ratata jooksen, ratata jooksen, ratata jooksen. Head harjutamist teile!